Tere päevast kõigile! Hea meelega tervitaksime teid isiklikult siit Põldude servast, kui kätt surudes, kuid aastad pole vennad ning teatud ajal tuleb läheneda teistmoodi. Seetõttu toomegi teieni siit Lääne-Virumaalt Avispealt kaamera vaheldusel põllud virtuaalsel tasemel. Tere ka minu poolt! Veedame orienteeruvalt koos paar tundi, mille oleme jaganud 2 osaks. Esimeses osas keskendume talinisule ja räägime natuke ka teistest seemnetest ning pärast pausi sukeldume talirapsi teemadele. Ja et me siin ennast väga üksikuna ei tunneks, siis olge kindlasti aktiivsed ja küsige videopildi all olevas foorumis ka küsimusi või jagage muid häid mõtteid. Püsige kindlasti lainel lõpuni, sellepärast et peale seda kõike asjalikku juttu loosime me välja ka väikesed auhinnad, ehk siis meie kui põllupäeva korraldajad oleme välja pannud nii leheväetisi, seemneid kui ka taimekaitsevahendeid. Püsige lõpuni! Ja meie Kareliga ei ole siin täna tegelikult sugugi ainult 2. Lisaks meile on siin veel ka põllumehed Ott ja Ahti. Kareli tiimist on kohal veel Madis, Janne ja Aiva ning minuga koos on veel ka Marek. Ning siinkohal annaksimegi tervituseks sõna meie toredale tiimile. Tere Eestimaa head põllumehed ja hea meel on teid tervitada. Me oleme siis virtuaalsel põllupäeval siin Põlluservas. Ja esimese sissejuhatusena oligi väike selline palve, et rääkida iga ettevõtte poolt, et mis eesmärgil me kogu seda asja teeme, miks me oleme siia täna tulnud ja mida me loodame sellest siis kunagi ka saada. Et Jaara eesmärk selle põllupäeva korraldamise puhul oli lisaks loomulikult põllumeestele hea nõuandmisele keskenduda just nimelt talirapsile ja talinisule. Et seda siis nii NPK, NS lämmastikväetamise kui ka leheväetiste poole pealt Jaara viitega. Me kindlasti ei lähe võrdlema selle põllupäeva jooksul üksikuid tooteid, et see ei ole eesmärk olnud, vaid kogu programmi. Sest on ju kogu väetamisprogramm täpselt samamoodi oluline nagu põllumajandus üldse, et sealt ei saa võtta ühte asja välja ja et see üks on nüüd imetegija ja suurepärane asi. Ikkagi läheneme selle asjale terviklikult. Järgmine asi, mille tahaks mainida, oleks see, et me ei jõua täna kindlasti läbi käia kõiki neid asju, mida tahaks rääkida. Ja sellepärast sellel samal põllupäev.ee kodulehekülje peal on olemas väga palju ette filmitud klippe. Te leiate sealt nii väetamise, taimekaitse, põllumeeste tutvustused, talude tutvustused, et ma kutsun teid üles kindlasti, kui te ei ole jõudnud nüüd ennem põllupäeva seda juba tutvuda, siis pärast seda, kui see 2 tundi on läbi, võtke see aeg ja käige, sest sealt saate väga palju infot veel juurde, mida miskil ajal tehti, kuidas tehti ja miks tehti. Samuti võiks öelda seda, et me ei ole jõudnud ära teha kõike, mida me planeerisime. Nii nagu Karel sissejuhatuses ütles, aastad ei ole vennad ja sellel aastal on olnud see kevad selline hilisem, jahedam. Kasvufaasid ei ole läinud võib-olla nii kiiresti, kui oleks tahtnud ja nii mõnigi töö on veel tänaseks tegemata. Näiteks me ei ole suutnud veel 2. ringi leheväetiste analüüse saata megalaabi, et näha, kas mingitest toitainetest on puudu, kas oleks vaja lämmastikku juurde anda proteiini pärast Diotraki näol viimasesse faasi. Kõik see on veel tegemata ja ma tõsiselt loodan, et pärast seda, kui see põllupäev läbi on, siis ka hiljem selle lehe peale tuleb aeg-ajalt jälle informatsiooni teile natukene ülesse, mida tutvuda, nii et tasub kanali hoida. Ja teengi omalt poolt lõpetuseks ja sissejuhatusele üleskutse püsida see 2 tundi lainel. Meil tuleb vahepeal paus ka, olge mureta, ei pea kannatama, et püsida lainel, sest et see on teie võimalus olla nagu, ütleme siis, näpp mullas. Et kui me tavaliselt oleme olnud nendes põllupäevadel nii, et käimegi füüsiliselt ja katsume, siis täna me oleme selle virtuaalse ekraani vahetusel. Võtke see aeg, kuulake, pange tähele, küsige, õppige, püsige lainel. Hea Eestimaa põllumees, koostööpartnerid ja kõik vaatajad. Kuidas teil seal ilm on? Meil on selline pilvine, õhuniiskus on tohutu, kerge tuul on ja tegelikult on päris mõnus olla siin põllu peal. Me oleme Bayeri meeskonnaga tervitamas teid, oleme otsepildis Lääne-Virumaal, Viru seemne ja Oti põldude peal. Ja selline virtuaalne põllupäev annab meile unikaalse ja harukordse võimaluse rännata ajas siia-sinna, olla samal ajal Puidetalu põldude peal ja samal ajal ka Oti põldude peal. See on midagi enneolematut ja me väga naudime selle tegemist.
Baieri poole pealt oleme me rajanud Valgamaale puidetalu ja siia Lääne-Virumaale viruseemne talinisu ja talirapsi põldudele fungitsiidide katsed. Me soovime nende fungitsiidide katsetega näidata Baieri haigustõrjevahendite maksimaalset võimekust ja tõestada teile tõesti selle, et kui põllul on panustatud palju külviseemnega, väetamisega, kõike see tehnoloogiatega, et fungitsiidid on need, mis aitavad teil koju tuua selle saagi ja selle saagi kvaliteedi, mida te sealt põllult ootate. Me tõestame teile, et 1 + 1 võib vahel võrduda ka 3 ja mu matemaatika on täitsa korras, lihtsalt see 1 + 1 võrdub 3 tähendab seda, et nii rapsitehnoloogia poole pealt kui talinisu fungitsiidide poole pealt me oleme kasutamas fungitsiidide täisnorme, täisnormi lähedasi norme, 1 liiter on kõikidel toodetel kasutusnorm. Lisaks sellele on Baieri tooteportfellis ka Decalbi rapsiseemned ja viruseemnesse oleme juba eelmisel sügisel rajanud sordivõrdluskatse, aga neid näitame me rapsi plokis, mis on päeva teises pooles. Head vaatamist ja loodetavasti naudite! Tere ka minu poolt. Kõigepealt soovin tänada Jaarat ja Baierit, et nad andsid võimaluse meil ühiselt põllupäev korraldada. Kahjuks sügisel küll ei näinud ette, et see tuleb virtuaalselt korraldada, sest põllu peal olles on asjad vähe teistmoodi kui läbi kaamera silma vaadatuna. Aga põllumehe käsi on alati parim indikaator, hindamaks taime tugevust ja tervist. Ja kahjuks seda hetkel ei saa teha, aga pole hullu midagi. Seoses põllupäevaga on mul hea võimalus tutvustada puidetalus kasvatatavaid uusi teraviljasorte, talinisu Bohemia, Kaer Apollon ja Suvioder Pente. Aga siis seemne tutvustustest juba räägiks vähe hiljem. Annan sõna Otile. Tervist! Ka mul on väga hea meel sellise tiimiga siin täna seda ülekannet teha. Ja nagu Janne juba ütles, et ilm on väga hea ja sobiks väga hästi ka selliseks klassikaliseks põllupäevaks, kuna päike ei ole just nii tugev ja selline niiskus on kõrgem ja et on nagu hea olla õues, et kahju, et teie peate olema ekraani taga. Aga minu eesmärk on täna tutvustada meie uut taliodra sorti KVS Cosmos, mille siis oleme valinud enda portfelli peamiselt nagu talvekindluse siis järgi. Aga sellest juba hiljem, et koostöö Baieri ja Jaaraga on võimaldanud meil siis enda taimekasvatusprogramme võrrelda siis ma ütleks intensiivsemate programmidega, et kui Janne ütles, et ta tahab proovida täisnorme, siis ma ütlen ausalt, meie ei ole alati täisnorme kasutanud ja kui fungitsiididest rääkida, et pigem täna ja see põllupäev siis annab meile võimaluse võrrelda, et mida siis tipptegijad maailmast soovitavad versus siis meie ise. Ja siis sellega praegu piirduks, et vaatame, kuhu me täna jõuame. Alustame siis tegelikult päeva esimese poolega, milleks on meil siis talinisu plokk ning räägime talinisust ja tutvume kõigepealt siis katsepõldudega ja laseme siis kõigepealt ikkagi põllumeestel ise tutvustada enda katsepõlde. Ja palun, Ahti, anna sõna sulle, tutvusta enda katsepõldu. Puidetalus on siis rajatud üks katsepõld 51 hektari suurusele põllule, 9 hektarile. Sordi nimi on Bohemia, külviaeg on 6. september, külvitihedus 350 idanevat tera ruudule. Eelviljaks oli Ernes ja mullaharimine minimeeritud. Külvasime kombikülvikuga Väderstad Spirit. Bohemia iseenesest on Tšehhi sort, väga saagikas, keskvalmiv ja kõrgete toidunisu näitajatega. Kasvult on küll kõrgem, aga reageerib kasvuregulaatorile väga hästi ja on vähe vastuvõtlik jahukastele. Esialgu sellest vist piisab. Ja siin avist peal oleme siis
külvanud Baier ja Yaara tallinisud erinevatele põldudele, et kuna me künda ei armasta, siis mõlemad variandid on miniharimisega ja eelviljaks on mõlemal puhul taliraps. Et külvatud on mõlemad põldud ka Väderstad Spiriti klassikalise getasseemendiga. Kui Yaara katsest rääkida, siis seal on sordiks Etana külvatud 6. septembril ja külvise normiks 350 idanevat tera ruutmeetrile. Ja Baieri puhul, kuna tegemist on fungitsiidi katsega, siis valisime sordiks Fredise, nii et kõik teavad, et ei ole kõige haiguskindlam sort, aga tõenäoliselt on võimalik teda puhtana hoida siis õigesti fungitsiide kasutades. Baieri katse on siis külvatud 3. septembril ja külvise normiks on ka samuti 350 idanevat tera ruutmeetrile. Ja sellest siis praegu kõik. Küsin Ahti vahepeal sinu käest, sul vist eelviljast ja mullaharimisviisist, et olete, kui Ott ütles, et ta on üks miniharimise peal, et kas sa oled pigem künnipõhine, kuidas teil see põld oli? See põld oli niimoodi, et eelviljaks oli Ernes ja oli ka miniharimine. Aga üldse talus oleme nüüd üritanud ikkagi järjest vähem künda. Et veidike ka kulusid kokku hoida. Okei. Selge, aga ma arvan, et me võimegi siit minna siis talinisu väetamise juurde. Aga enne kui me lähme väetamise juurde, tuleks hoopis küsimus põllumeestele. Et kuidas teil sellel aastal need heitlikud ilmastikutingimused teie külvi- ja pritsimisplaane segasid? Öökülmad, madal temperatuur, pikk jahe kevad. Ahti? Et väga raske kevad oli, väga raske oli otsuseid teha. Kogu aeg oli kas tuul või külm või vihm, et erakordselt kummaline kevad oli. Ja eks sai tehtud siin poolvägisi umbrohutõrjeid, üritades ikka hommikupoolsel ajal pritsida, et jääks taimele kosumiseks aega ennem ööd, aga ütleme niimoodi, et tõrjed jäid natuke kesiseks kohati ja tuli teha korduv umbrohutõrje. Et see oli nagu siuke lisakulutus, mida ei oleks tahtnud teha. Kuidas Otil? Hea küsimus, mida oleks võinud oodata. Et meil oli ka raske kevad, et mitu aspekti, et minu arust öökülm siin maikuu lõpupoole tegi päris palju kahju rapsile ja pärssis ka taliotra tublisti. Ja samuti oli hästi raske nagu pritsimiseks ilma leida, et kindlasti ma arvan, et kannatasid taliotra nii-öelda fungitsiidiringid, mis said liiga hilja ilmselgelt teha ja nii-öelda kogu oma pritsi konveieriga olime pigem nagu ajast maas kui ees, et väga raske oli ilma leida. Ka tänud küsimuse eest. Aga nüüd läheme ikkagi väetamise juurde, et meie esimene plokk, mis me hakkame ikkagi baasist ehk siis vundamendi ladumisest. Me räägime siis NPK-de kasutamisest ja nagu me rääkisime, talinisu. Küsimus, mida peaks kasutama sügisel ja mida kevadel. Kui palju peaks andma baastoitained ehk siis lämmastikku, fosforit ja kaaliumit ära juba sügisel ja kui palju peaks juurde lisama fosforit ja kaaliumit kevadel? Ja kas seda üldse teha? Tasub see ennast ära? Seda kõike käisime me vaatlemas Puidetalu põldudel. Talinisu väetamist peame me alustama ikkagi sügisese NPK kasutamisest ehk siis vundamendi ladumisest. Sest on ju kohe käes taliviljade külvamise aeg ja sellele eelnev NPK tellimiste periood. Sügisel võiks talinisul lisaks lämmastikule antud olla ka nii fosfor kui kaalium. Kaaliumit peaks olema antud nii palju, et tagada talinisu korralik talvitumine. See tähendab seda, et sügisel võiks 30–40 kilogrammi kaaliumit juba talinisule antud olla. Et teha õige valik sügises NPK kasutamiseks, see sõltub paljudest teguritest. Külviajast, rotatsioonist, mis on olnud eelvili, milline on mullaharimise viis, kui palju jäi eelnevast kultuurist maha põhku või lehti ja paljudest muudest teguritest. Sest jääb ju näiteks rapsist põldu maha suur hulk lehti, mis tähendab seda, et põldu jääb paras kogus kaaliumit.
Samas kui talinisust või muulest teraviljast jääb sinna rohkesti põhku, mis nõuab jällegi sügisel suuremat lämmastiku koguse kasutamist. Yaara tootevalikus on mitmeid kõrge kaaliumi sisaldusega NPK väetiseid, nagu näiteks Yaara Mila NPK 7-20-28, 8-24-24 ja 9-12-25. Millist väetist konkreetselt valida, sõltub suuresti põllu fosfori vajadusest, sest kaalium on nendes kõikides toodetes suhteliselt sarnane. Samuti sõltub see suuresti mulla lõimisest, sest pole ju mõtet kergetele liivmuldadele, kus on leostumise oht suur, anda ära sügisel kõiki toitained. Tihti seda ka kiputakse tegema. Eriti tehakse seda rasketel savimuldadel, sest suhtumine on selline, et panen kõik korraga ära, kuhu ta ikka kaob. Ega võib-olla kõik kaduma lähegi, aga küsimus on ju selles, kui palju ja millal taim midagi mullast kätte saab. Sügisene NPK norm võiks olla 100-300 kilogrammi hektari kohta. Sõltub sellest, milline on toitainete sisaldus mullas ja kui suur kogus toitaineid viidi just saagiga põllust minema. Mida suurem on olnud saak, seda rohkem toitained on põllust ära viidud. Samuti tasub meeles pidada seda, et kui põld on jäänud palju põhku või siis on külviga hilinetud, siis peaks valima pigem kõrge lämmastikuga NPK toote, nagu näiteks Yaara Mila 17-11-12, 18-11-13, 25-15 või 21-6-12. Ka kevadel tasub väetamist alustada Yaara Mila NPK väetisega, andes kohe esimeses ringis 100-250 kilogrammi kõrge lämmastikuga Yaara Mila väetist, näiteks 18-11-13 või 17-11-12. Ja kohe samal või järgnevatel päevadel lisaks veel Yaara Belaksan ehk siis kindlasti lämmastik koos väävliga. Sest aitab ju väävel parandada nii lämmastikku kui mitmete teiste toitainete omastamist mullast. Kevadel jahedate temperatuuridega on fosfori ja kaaliumi omastamine mullast siiski reeglina raskendatud ja sellepärast peab olema korralik vundament laotud ikkagi juba sügisel. Samas tõestavad Yaara aastatepikkused uuringud, samamoodi nagu Eestis viimastel aastatel tehtud katsed seda, et isegi see 2-5 kilogrammi kevadel värskelt antud fosforit toob juba saagisefekti. Ja seda siis esmajoones selle tõttu, et juurestik on paremini ja tugevamini arenenud ja taimed saavad toitained mullast paremini kätte. Seda on selgelt näha just jahedatel, aga peamiselt põuastel aastatel, kus tugevam juurestik saab mullast paremini vett kätte ja koos veega imetakse taimega rohkem toitaineid. Yaara Mila NPK-d sisaldavad ühtedena vähestest Eestis pakutavatest NPK-toodetest nii kiire toimelist nitraatlämmastikku kui ka aeglasemat ammooniumlämmastikku ja samuti ka Yaara B-Extend fosforit. B-Extend fosfor on taimedele paremini ja pikema aja jooksul mullas kättesaadav, sest seda ei seota mulla saviosakeste poolt nii kiiresti kui vees lahustavat fosforit. Soovin kõikidele Eesti põllumeestele tarkust ja õigeid otsuseid NPK väetiste valikute tegemisel. Kui Marek siin rääkis see on sellise otsepildi võlu ja valu, seda ikka juhtub ja selles mõttes sellega te näetegi, et me oleme otsepildis. Aga tahtsin nüüd edasi rääkida, nagu Marek rääkis Yaara väetamise poole pealt vundamendi ladumisest, siis hea ja täiuslik väetamisprogramm peab ju jätkuma ka siis fungitsiidiprogrammiga. Siis talinisu põldudele Puide talus ja Viru seemnes me T1 ehk siis selleks vundamendiks valisime fungitsiidi input ja nagu enne juba ütlesin, kõik fungitsiidid kasutati normiga 1 liiter hektari kohta. Ja nüüd, kuna ongi põllupäeval on võimalik minna tagasi pildis ja me lähmegi tagasi nüüd pildis aprillikuusse, veel enne seda, kui isegi input oli pritsitud. Me vaatame, missugused nägid põllud siis välja ja miks me valisime põldudele inputi. Tänavune talv oli erakordselt soe ja sademete rohke. Päikest nägi Eesti talvele kohaselt harva.
Oli soodne aeg taliviljade talvitumiseks ning varakevadel nägid taliviljapõllud välja rõõmsad, elujõulised ja tugevad. Tavapäratult soe ja niiske talv oli aga sobiv ka haigustekitajate elus püsimiseks ning levimiseks. Nakatumine haigustesse sai alguse juba pikalt kestnud niiskel sügisel ning kevadel võis talinisu põldudelt leida taimede alumistelt lehtedelt kahjustunud lehekudet, haiguslaike ja haiguste puhkeolekus eoseid. Kevadel sai selgeks, et edasiseks agressiivseks nakatamiseks ootavad haigustekitajad vaid õiget soojust ja niiskust. Aprilli ja maikuus olid ilmad väga heitlikud ja jahedad ning öökülmad kimbutasid veel maikuu keskelgi. Niiskust oli palju, sadas vihma, lörtsi ning isegi lund, mistõttu oli taimik põllul püsivalt niiske. Ka jahedates oludes peab arvestama, et taimehaiguste puhul on kõigil haigustel peiteperiood, mil haigustekitaja on juba taimedesse tunginud, kuid silmnähtavaid sümptomeid taimelehtedel veel näha ei ole. Esimene haigustõrje paneb aluse terve hooaja õnnestunud haigustõrjeprogrammile. Juba kevadel teadsime, et tahame puide talu ja viru seemne talinisu katsepõldudel olla valmis ning taimekaitseplaani valida esimesse ringi fungitsiid, mis oleks tugev juba sügisel nakkunud haigustekitajate hävitamiseks kui ka uue agressiivse nakkuse peatamiseks. Käesoleval aastal oli esimene haigustõrje taliteraviljapõldudel määrava tähtsusega, sest kunagi varem pole olnud teraviljal varakevadises kasvu algfaasis nii palju silmnähtavaid haigustekitajate märke. Seepärast läksimegi täispangale ning talinisu katsetesse soovitasime kindlalt fungitsiid input kulunormiga 1 liiter hektarile. Meie eesmärgiks oli, et pärast pritsimist püsiks talinisu põld haigustest puutumatuna vähemalt 4 nädalat. Input on konkurentsitult tugevaim teravilja fungitsiid, mis on loodud kasutamiseks teravilja esimeses haigustõrjeringis. Inputi tugevuseks on täielik tõrjespekter kõigi varakult levivate teraviljahaiguste vastu. Sealjuures on input turul müüdavatest fungitsiididest ainus, mis töötab tõhusalt teravilja silmlaiksuse vastu. Silmlaiksus on enim levinud põldudel, kus on tegemist minimeeritud harimise või otsekülviga ning põldudel, kus nisu järgneb külvi korras teraviljale. Oluline on tähele panna, et esimese ringi fungitsiid tõrjuks efektiivselt mitmeid haiguseid korraga, sest ka nende seas esineb taimelehtedel konkurents. Tõrjed peavad saama korraga kõik, kuna mõne haiguse vähese tõrje korral saavad teised haigused hävinedes agressiivsust juurde. Input pakub korraga nii ennetavat kui ka ravivat kaitset. Seda fungitsiidi võib kasutada nii enne haiguse nähtavat lööbimist kui ka peale haiguslaikude ilmumist taimele. Meie eesmärk inputi kasutamisel oli tagada ennetav ja tugev tõrje, mis pärsiks juba ka olemasolevate sügisnakkuste edasist lööbimist. Input sobib kasutamiseks kõikidel teraviljapõldudel ning see tõrjub efektiivselt jahukastet, silmlaiksust, helelaiksust ja pruunlaiksust lehtedel, kõrreliste võrklaiksust ning äärislaiksust. Input mõjub olemasolevatele haigustekitajatele ning liigub taimes samal ajal süsteemselt ja kaitseb nakkuste eest uusi teraviljalehti ning võrseid. Input on tugevaim vundament kogu haigustõrjeprogrammile, pannes aluse saagi moodustumisele. Puide talu ja viru seemne talinisu põldudel pritsiti fungitsiidi input kõrsumise alguses kulunormiga 1 liiter hektarile. 2 nädalat peale fungitsiidi input pritsimist puide talu talinisu põllule andis põlluseire vastuse, mida olime oodanud. Talinisu taimik oli täielikult puutumata jahukastest ning varasemalt vanadel lehtedel talvitunud haigustekitajad polnud edasi levinud. Põllukülastuse ajal oli talinisu kasvufaasis jõudnud 2. ja 3. kõrresõlme vahele ning taimik oli täiesti terve. Fotosünteesivõime oli maksimaalne ning saime kinnitust maksimaalsele saagipotentsiaalile. Fungitsiid input on end paljudel Eestimaa põldudel juba varasematel aastatel tõestanud kui kõige tugevatoimelisem ja usaldusväärsem haigustõrje nii taliteraviljale sügisel kui ka kõikidel teraviljapõldudel kevadise haigustõrje vundamendina. Parim tunnustus fungitsiidel input pärineb ühe põllumehe suust, kes on öelnud: kui sa ei tea enam, mida haigustõrjel ette võtta, siis võta input. Kui nüüd korralik vundament on sügisel ja kevadel NPK väetistega laotud, siis kuidas edasi jätkata? Mida teha kevadise lämmastik ehk NS väetamisega? Millised leheväetised valida talinisul,
seda siis sügiseseks kasutamiseks või ka kevadel, millist efekti mingi toode üldse annab ja miks neid üldse kasutada. Ja vaataks ka seda, et mis on uut leheväetiste kasutamisel talinisul. Seda kõike arutame me siin Viru seemnepõldudel. Talinisu lämmastikuga täiendväetamiseks on Yara valikus toode nimega Yarabel Aksan. Selles on väävli ja lämmastiku suhe 7:1, mis on teraviljade jaoks ideaalne. Aksan sisaldab nii 50% kiirelt omastatavat nitraatlämmastikku kui 50% aeglasemalt omastatavat ammooniumlämmastikku. Lisaks sisaldab Yarabel Aksan magneesiumit, mis on vajalik taimede fotosünteesiks ja samuti ka kaltsiumit. Miks peaks põllumees Aksanit kasutama? Esimene põhjus on see, et graanulid lendavad ühtlaselt ka 36 meetri kaugusele ja teine põhjus võiks olla see, et nitraatlämmastik aitab kevadel kaasa juurestiku paremale arengule. Kui Yarabel Aksanit võrrelda näiteks tootega NS37, siis selleks, et põld saaks 162 kilogrammi lämmastikku, nii nagu virtuaalse katsepõllu põld seda saanud on, siis Aksani puhul saaks põld 24 kilogrammi väävlit, aga NS37 puhul kogunisti 38 kilogrammi väävlit. Samas lisandub Aksani puhul lisaks veel magneesium ja ka kaltsium, mis tähendab seda, et põld saaks lõppkokkuvõttes isegi 24 kilogrammi toitaineid rohkem. Isegi kui toodete maksuvuse erinevus oleks 20 eurot tonni kohta Aksani kahjuks, siis kasutades hektari kohta 600 kilogrammi füüsilist ainet hooajal, tuleks hektari maksuvuse erinevuseks ainult 18 eurot. Samas saaks selle raha eest Aksani eest siis tunduvalt rohkem toitainet. Sama suure summa viskaksime 37 puhul sisuliselt talinisu puhul minema, sest nisu seda väävli kogust niikuinii ära tarbida ei suuda. Kui nüüd rääkida talinisu leheväetamisest, siis tasuks sügisel kaaluda, aga kindlasti kevadel teha esimese tootena Yaravita kombifossiga 3 liitrit hektari kohta. Samuti on toode, mida võiks kaaluda kasutamist Yaravita uustoode Starfos CMZ. Starfos CMZ-ile on lisatud juurde rohkem mangaani, seal on ka sees tsinki ja täiesti uue toitainena vaske. Samuti on Starfos hektari kohta kasutamisel soodsam kui kombifoss. Mõlemas tootes sisalduv ning taimede poolt kiiresti omastatav adenosiinfosfor on justkui inimesele Red Bull energiajook ja mida teadlased on nimetanud taimedele elu energiaallikaks. Lisaks Starfossile või kombifossile soovitame kindlasti nisul kasutada ka võrsumise ajal Yaravita Gramiterali, milles on sees kõik talinisule vajalikud mikrotoiteelemendid. Kindlasti tasuks hooaja jooksul kasutada Yara Megalab teenust, et teha kindlaks, millistest toitainetest taimelehtedest puudus on. Sest võib ju olla nii, et lisaks nendele võtme mikrotoiteelementidele, mida katab Gramiterel, on tegelikult nisul puudus mõnest üksikust toiteelemendist. Viimaste aastate Megalab analüüside tulemused ongi näidanud seda, et talinisul jääb puudu pigem tsingist, vasest ning uuena ka boorist. Boori peaks kasutama kas võrsumise ajal või ka praeguses staadiumis ehk siis lipulehe faasis. Kõikide nende puuduste vastu on Yaral lahendus olemas, kas siis tsinktracki, koptracki või boortracki näol, mille puhul on tegemist kõrge kvaliteetsete toodetega, mis sobivad ülimalt hästi pritsesegudesse taimekaitsevahenditega ning ei põhjusta pritsi filtrite ja pihustite ummistumist. Enne toodete kasutamist tasub sellegi poolest kontrollida taimekaitsevahenditega segatavust kas Yara Tankmix äpis või siis Yara Tankmix koduleheküljel. Soovin kõikidele põllumeestele läbimõeldud lämmastiku ja leheväetiste kasutamist ja lämmastik ikka koos väävliga. Soodsad kasvutingimused on hoidnud tegelikult meie talinisu põllud ilusti tervete ja tugevatena, kuid siiski heitlikud ilmaolud, mis praegu meil on, soe ilm, piisavat niiskust, tegelikult soodustame sellega ka haiguste levikut ja eelkõige väga tugevalt levib meil ka põldudel nisu pruunlaiksus. Kuid siin meie Bayeris tahame, et meie nisude lipulehed oleksid terved ja tugevad ning vaatamegi nüüd järgi, kuidas kaitsta Bayeri portfelli toodetega lipulehte. Askra X Pro on Bayeri tooteportfellis number 1 fungitsiid nisu lipulehe ja viljapea kaitseks ning Eesti turul olevatest haigustõrjevahenditest
on see teraviljale absoluutne fungitsiidide tipptase. Talinisu katsepõldudel Puide talus ja Viru Seemnes on eesmärk demonstreerida kõige tõhusamate fungitsiidide maksimaalset võimekust. Esimene haigustõrje ehk T1 pritsimine Talinisu katsepõldudel tehti kõrsumise alguses fungitsiidiga input, kulunormiga 1 liiter hektarile, mille haigustõrje kaitseaeg kestab garanteeritult 4 nädalat. Põlluseire ja haiguste esinemise hindamine pea 4 nädalat peale pritsimist rääkis iseenda eest. Talinisu oli soojemate ilmade tulekuga saanud kasvujõudu juurde ning lehevärvist oli näha, et väetiste omastamine oli tagatud ja taimed olid püsinud keerulistest ilmaoludest sõltumata täielikult haiguste vabana. Alumised lehed kui ka nisukõrred olid täies pikkusest terved. Input oli ära hoidnud nakatumise jahukastesse, helelaiksusesse ning lisaks oli tagatud maksimaalne kaitse võrsehaiguste ja silmlaiksuse vastu. Järgnev väga oluline haigustõrje fookuspunkt Talinisu puhul on hoida terve ja tugevana lipulehte ning järgnevaid 2 taimelehte. Õigesti ajastatud lipulehefaasi ehk T2 pritsimine tugeva ja efektiivse fungitsiidiga garanteerib maksimaalse kaitse ülemistele lehtedele ning peatab ja hävitab varjatud nakkuse ka teistelt lehtedelt. Haigustõrje aitab säilitada lehtede rohelise pinna, mille tulemusel tagame lehtedel maksimaalse fotosünteesi võime. Oluline on hoida lipulehte võimalikult kaua rohelisena ja haigustest puhtana, sest selle alusel moodustatakse 60–70% saagipotentsiaalist. Askra X Pro on tõhusaim fungitsiid nisu saagipotentsiaali saavutamiseks. Askra X Pro sisaldab 3 aktiivset ja tõhusat toimeainet. Protiokanasool on tugeva ennetava ja raviva toimega paljude taimehaiguste vastu. Eriti efektiivne on see nisu helelaiksuse vastu lehtedel ja viljapeadel ning fusarioosi vastu viljapeadel. Lisaks on see väga tõhus ka jahukaste vastu. Pixafeen on efektiivne paljude teravilja kahjustavate seenhaiguste vastu ning eriti tõhus nisu helelaiksuse ja nisu pruunlaiksuse vastu. Lisaks mõjutab Pixafeen positiivselt taimede ainevahetust. Taimed on rohelisemad ning põuakindlamad. Fluapyraam on konkurentsitult parim toimeaine nisu pruunlaiksuse vastu, omades unikaalset kiiretoimelist stopp-mõju taimehaigustele. See kaitseb pikaajaliselt haiguste leviku eest ning peatab väga kiiresti ja tõhusalt juba silmnähtavalt lööbinud haigused. Fluapyraam ei jäta ühtki haigust tähelepanuta ning hävitab haigustekitajad tõhusalt. 3 toimeaine täiuslik ja tasakaalustatud mõju tähendab, et Askra X Pro toimib nii haigust ennetavalt ehk profülaktiliselt kui ka ravivalt, mis tähendab, et peatab taimes juba lööbinud haiguse arengu. Toimeained imenduvad ühtlaselt lehtedesse ja võrsetesse ja kulunormiga 1 liiter hektarile võimaldab isegi kuni 5 nädala pikkust haiguste kaitset. Askra X Pro on väga efektiivne nisu helelaiksuse, hilise jahukaste, fusarioosi vastu ning on tugevaim nisu pruunlaiksuse tõrjefungitsiid, toimides nii haigust ennetavalt ja peatades taimes juba lööbinud haiguse arengu. Askra X Proga pritsimise järel tugevneb taime füsioloogiline tervis. Taimed on rohelisemad, lehepind suurem, klorofüllisisaldus kõrgem, tagades taimedele parema põuakindluse kuumades ja kuivades tingimustes. Askra X Pro toetab taimiku füsioloogilist toimimist ja hoiab taimiku tugeva ning rohelisena, tänu millele saab areneda suur ja tuumakas tera. Varasemad põldkatsed on efektiivselt tõestanud, et pärast Askra X Proga pritsimist lipulehe faasis suudavad teraviljataimed paremini üle elada stressitingimused, olgu need jahedad olud või kõrvetav kuumus või põuatingimused. Stressiolukordades hakkavad taimed järk-järgult loobuma mõnedest pähikutest ja mõnede terade kasvatamisest, et säästa looduslik paljunemisvõime, kuid tänu Askra X Pro fungitsiidi rohendavale mõjule on võimalik aidata taimedel saavutada parim ja tuumakam saagikus. Ainulaadne formulatsioon ja X Pro tehnoloogia tagavad eriti kiire vihmakindluse juba 30 minutiga, kiire stopp-efekti juba nakatunud haigustele, toimeainete järk-järgulise imendumise ja pikaajalise kaitse. Askra X Pro on tugevaim ja kindlaim valik, sest Askra X Pro pakub maksimaalset saagikindlustust igas olukorras. No nii, aeg liigub kiirelt. Askra X Pro on Bayeri tooteport.
Sissejuhatusest jäi mulle kõrvu, et Ahti ja Ott tahaksid rääkida ka veel teistest seemnetest. No nii. Ja siinkohal annakski siis sõna Ahtile, et millest sa meile täna veel rääkida tahad? Sooviksin kõigepealt siis rääkida teile kaerast sordi nimega Apollon. Et tegemist on täiesti uue sordiga Eestis ja meie käes nüüd 2 aastat paljunduses. Oleme väga positiivselt selle sordi headuses üllatunud, et tegemist on saksa sordiga, väga hea võrsuja, nagu te pildilgi näete, on juurekava väga korralik ja kvaliteedinäitajate poolest on tegemist siis toidukaeraga ja ta on kasvult kõrgem, aga reguleerida on täiesti võimalik kasvu ja kooritavus on tal väga hea. Tartu Mill tegi kooritavustesti eelmine kevad ja 2020. aastal hakkavad ostma ka Apollonit kokku, et see on väga hea märk. Et mis tal on veel hea, on see, et kaerad kipuvad murduma, kõrred, siis Apolloni puhul on see, et kõrte murduvus on väiksem paljudest teistest kaerasortidest. Et see on suur pluss. Ja haiguste suhtes ka on, et ta on vähe vastuvõtlik jahukastele, mis on paljude teiste sortide puhul jälle probleemiks. Et igati korralik kaerasort ja kutsuks üles ka põllumehi rohkem kaera kasvatama, et kaer on odav kasvatada ja kaerast on võimalik väga korralik kasum välja pigistada. Et kindlasti puidetalust on võimalik seemet saada järgmine talv ja kevad. Siis räägiks teile ühest odrast, et odrasort nimega Pente. Ta on õlleodra näitajatega uus sort Saksast, Saaten Union. Hästi saagikas. Eestis Võru katsekeskuses on saavutatud saagitase 11,2 tonni hektari kohta. Et väga hea võrsuja, nagu ka pildilt näete, siin on 5-6 võrset, väga korralik juurekava ja saaki oleme saanud enda põldudelt 8 tonni hektari kohta. Et väga korralik tulemus. Ta on lamandumiselt on keskmise lamandamiskindlusega, allub hästi kõrre tugevdamisele. 1000 tera mass on väga suur. Selle aasta meie seemnepartiide keskmised 1000 tera massid olid 62-64 grammi. Hästi suured terad ja paljud põllumehed kardavadki sellist suure teraga sorte, et väga kulukas on seda seemet osta. Aga jälle julgustaksin ikkagi ostma väga korralikku ja kvaliteetset seemet, et see 1000 tera mass ei tähenda veel midagi, et selles suures teras peitub ka tohutu energia, et kui ta ikkagi minema saab, siis on potentsiaali küll. Et annaksin sõna Otile, Ott räägib oma sortidest. Aitäh Ahtile, et mina lubasin rääkida meie uuest taliodrast KVS Kosmos, et tegemist on täiesti uue taliodraga Eestis ja selle jaoks me oleme filminud kuskil nädal tagasi ühe klipi. Sealt on näha, kuidas tegelikult, nagu ma juba rääkisin, et öökülmad on hoidnud meie kultuuride kasvu suhteliselt tagasi ja seal nii-öelda videos on näha, et odral olid nädal tagasi alles ohted väljas, tänaseks on põld juba loonud ja õitseb. Aga vaatame tutvustust. Siin põllul kasvab talioder KVS Kosmos. Tegemist on seemnepõlluga ja siit tuleb meie esimene müügiseeme.
Külvatud on see 31. augustil otse talirüpsi kõrde ja külvise normiks oli tookord 180 idanevat tera ruutmeetrile ja mis tegi umbes 100 kilogrammi hektarile. Lisaks seemnele sai siis kaasa anda 100 kilogrammi mappväetist ja 50 liitrit KAS 32 siis nii-öelda lämmastiku vedelal kujul. Kokku siis kuskil sügisene lämmastik 33 kilogrammi hektarile. Lisaks tegime sügisel kaartide järgi kaaliumväetamist siis kaaliumkloriidiga ja keskmine põllunorm oli kuskil 90 kilo hektarile, aga varieerus 0–100. Sügisene umbrohutõrje on tehtud Legacy ja Trimmeri seguga ja segusse on lisatud ka 0,3 liitrit inputi ja liiter grammitrelli. Aprilli lõpukaadritest on näha, et põld tuli talve alt välja väga heas seisus. Kevadine lämmastik on antud 2 osas ja kokku 120 kilogrammi hektarile tegevaines. Kevadine kasvureguleerimine sai tehtud kuskil 2. ja 3. kõrresõlme vahel ja tooteks oli moodus 0,3 liitrit hektarile, kuhu siis lisasime 0,6 liitrit inputi haiguste tõrjeks. Lisaks on põllule tehtud tuulekaaretõrje, kuna tegemist on siis seemnepõlluga, ja ka ripslase tõrje tanadimiga. Selle klipi eetrisse mineku ajaks on põld tõenäoliselt loonud, sest praegu on esimesed ohted väljas ja plaanime seda põldu jälgida, et siis vajadusel teha veel üks fungitsiid, et kaitsta ka pähikut ja lipulehte täiendavalt. Tahtsime taliotra proovida seetõttu, et me ei saanud alati suviodraga siis põldusid rapsi külviks õigel ajal kätte. Samuti ahvatles meid taliodra põuakindlus ja väga kõrge saagipotentsiaal. KVS Kosmost oleme kasvatanud juba 3 aastat. Kindlust lisas see, et tegemist on Eestis juba populaarse KVS Meridiani järglasega. Taliodrale omaselt on ta väga saagikas ja üllatavalt haiguskindel. Katsete järgi on KVS Kosmos üks talvekindlamaid sorte siis taliotrasid Eesti turul. KVS Kosmosel on hea kindlus jahukastele, äärislaiksusele ja võrklaiksusele. Odra leheroosted soovitame ennetavalt pritsida. Oluline on ka see, et Kosmos seisab väga hästi püsti ja tema pea ei murdu kergesti. Aga vaatame, kuidas iseloomustab KVS Kosmost Jakob Taanist, kes on KVS-i meie piirkonna esindaja. Hello, my name is Jakob Villas. I'm responsible for product development of cereals and oilseed rape in KWS Scandinavia, meaning I'm working to develop new varieties for the Baltic countries, Estonia, Latvia, Lithuania and Denmark. Here we are in KWS Cosmos, our 6-road winter barley. KWS Cosmos has a very high yield potential. What we did here, we improved especially the straw quality, meaning that we have a stiffer straw and less sludging and less breaking. KWS Cosmos has a very high yield potential and a very good grain quality. Bigger grains with a high specific weight as well as a high grading. We looked into the feeding quality of KWS Cosmos, and in this case we compared, and it has a very high feeding quality. For Germany, we tested the winter hardiness of KWS Cosmos for many years, and it showed that out of 30 varieties, it is among the absolutely best 6-road winter barleys in the market. Kokkuvõtteks võib öelda, et KVS Kosmos on piisavalt talvekindel ja väga saagikas talioder. Saame selle kiiresti koristatud, varakult kätte, saame kiirelt ka varise kasvama ning kiire raha käibesse aja, mil siis seda on kõige rohkem vaja. KVS Kosmosega loome eelduse, et külvata taliraps õigel ajal ja ma arvan, et iga põllumees teab, et selle olulisust ei saa üle hinnata. Oleme jõudnud nii kaugele, et oleme ära rääkinud talinisu osa, saanud teadmisi nii väetamise kui taimekaitse poole pealt. Aitäh ka Ahtile ja Otile, kes tutvustasid enda seemneid ja sorte, kuid nüüd oleks aeg vaadata natukene küsimuste poole peale ja tegelikult olemegi saanud siin paar küsimust. Esimene küsimus on siis taimekaitsevahendite koha pealt. Nimelt Bayeri turul on lisaks inputile ka input triple. Kuhu ja kuidas neid eristada ja kuidas ka kasutada? Janne? Väga hea küsimus, et tõesti input triple on sellest hooajast Bayeri uus fungitsiid. Nimetus on sama, et see on nagu ühe inputi perekonna fungitsiid.
Ma tahaks öelda niimoodi, et see input triple on nagu klassikalise inputi mitte edasiarendus, vaid selline noorem õde või noorem vend selles mõttes, et neil on natukene erinevust. Kui siin inputis Tallinnisu ploki tutvustuses te saite väga tugeva ülevaate ja me käisime üle just selle teema, et klassikaline input soovib väga hästi Tallinnisudel ja just minimeeritud otsekülviga põldudele ja nendele põldudele, kus on ikkagi sügisest kaasa tulnud haigustekitajaid. Et input triple tegelikult see küsimus on väga hea praegu, kuna just hetkel on ju käsil suviteraviljade T1 ehk siis selline kõrsumise alguse pritsimine. Ma tahakski soovitada input triplit suviodrale, just eriti varasele suviodrale ja ka suvinisudele, mis on jahukaste õrnad, just soovitaksin input triplit, sest input tripli fookus on ennetav ja raviv toive jahukastele. Lisaks siis need helelaiksused ja võrklaiksus ja äärislaiksus otradel. Seega vahe olekski võib-olla selline, et input tripli kasutus oleks nüüd suviviljadel selline põhifookus. Kas on midagi veel tulnud meil? Aitäh! Teine küsimus on tegelikult väetiste koha pealt ja natukene siis küsimus Yaara väetise kvaliteedi koha pealt. Et see aasta on olnud probleeme Extrani väetisega, mis on olnud natukene siis liiga tolmav. Ja Aksani koha pealt on küsimus, et toode on olnud natukene liiga tükkis. Oskad sa, Marek, kommenteerida, et mis on sellise juhtumise põhjus? Ja ikka oskan, et võiks ju nagu alustada sellega, et öelda, et tegijal juhtub, aga tegelikult Yaaral ei tohiks sellega juhtuda. Et mul ülemus Juha ütleb alati selle kohta, et kõige parem ja kõige lihtsam on üldse mitte müüa, et siis ei ole ka reklamatsioone. Ja mida rohkem sa nagu müüd, seda rohkem tuleb ka rinda pista jamadega. Et antud juhul nüüd teadmata, kelle käes konkreetselt see küsimus tuli, siin võib olla päris mitu põhjust. Et esimene põhjus, mis võib olla ja mida ma olen ka kuulnud sellel aastal, et kuna me võtame ka mitmesse sadamasse vastu, meil tuleb Paldiskisse, Liepajasse, Klaipedasse ja seal sõltuvalt siis maha laadimise, kordade ümber laadimise arvust on võinud seda tolmu tekkida rohkem. Ja ma tean tõesti, et ühe partiiga meil Extrani puhul oli tolmuvuse probleem. See võib olla ja see oligi nii, et see on ühe laeva põhi, et paratamatult, kui sa tood 3 või 5000 tonnise laeva, siis laeva põhja ja kui see koorem või 2 sinna satub, siis see ladu, kes meile teenust osutab pakendamise koha pealt, paneb ikkagi kõik pakki ja selliseid asju on varem ka juhtunud. Mis puudutab nüüd Aksanit ja seda ühes graanulis olemis, jällegi teadmata, kus kaudu ja kelle kaudu on ostetud, siis Yaara võtab oma nagu väetiste kvaliteete väga tõsiselt. Et meil on enamus juhtudel proovime ikkagi ise hoolitseda ja me tuleme tegelikult uueks aastaks introduce'ime ehk siis esitlema uut asja, mis on Yaara 4 punkti garantii ja me tuleme sellest rääkima siin lähenevate kuudel ehk Yaara võtab järjest selgemalt oma Miila ja Beela premium toodete eest vastutust ehk garanteerida sellele, et tehasest kuni põllumehe ukseni ja põlluni oleks kvaliteetne toode. Nüüd mure võib selle koha peal olla see, et kui vahepeal me oleme müünud ka oma edasimüüjatele täislaevaga, mis tähendab seda, et nemad pakendavad selle ära ja see, kuidas ühes või teises sadamas on võinud juhtuda, ka seal ma olen kuulnud, et kõik ei vastuta oma kvaliteedi eest täpselt nii, nagu seda Yaara teeb. Nii et ma praegu ei tea, millist kanalit ja kust kaudu, aga seal on need vastused. Mis on kõige olulisem, ma arvan, selle asja juures, on see, et Yaara võtab alati oma toodete eest vastutuse. See tähendab seda, et kui on mingisugused reklamatsioonid, siis me ei poe sellest peitu, me vahetame kas toote välja või toome uue ja vaat seda ei saanud küll öelda nagu Vene tootjate kohta, kes ei tee selliseid asju, et siin tulebki selle Yaara kvaliteedi eest maksmine. Nii et mina soovitan sellele küsijale konkreetselt selle ettevõtte kaudu, kelle kaudu te olete selle ostnud, tehke ilusti reklamatsioon, me alati vastutame selle eest ja kas siis asendame toote või toome ära ja loomulikult omalt poolt ma võtan jälle mütsi peast ära, istun vaikselt nurgas ja luban, et teeme parima, et selliseid asju rohkem lihtsalt ei juhtuks. Aitäh küsimuste eest, aitäh vastuste eest ja ikkagi kutsume teid üles veel rohkem küsima, et kui teil on küsimusi erinevate toodete kohta, väetiste kohta, küsige julgelt, kirjutage meile põllupäev.ee foorumisse ja saame leida nendele vastuse, kas nüüd küsimuste ajal või siis hiljem, põllupäeva lõpus. Aga kas äkki Otil, Ahtil, Marekil, Jannel on tulnud veel mingeid mõtteid, mida nad soovivad meiega jagada?
Mul tegelikult oli üks mõte, et mõtlesin, kui sa Marek siin rääkisid praegu väetistest, et kui hetkel on käsil tegelikult selline talinisudel lipulehe kaitsmine fungitsiididega, osadel varasematel sortidel on peade loomine käsil, õitsemine kohe-kohe, et nüüd fungitsiidiga selles faasis segada leheväetisi, mida annaks veel ära teha ja mida sa lubaksid segada, et mis sinu soovitused nagu oleks? Jah, me tuleme nüüd, me selle leheväetiste plokis küll mainisime, natukene oli sellest ka juttu, just nimelt seal Yara Megalab teenuse selle koha pealt, aga tegelikult me oleme jõudnud sinna faasi, kus on põhimõtteliselt kasutada veel ainult 2 toodet. Me oleme jõudnud sinna, et lipulehe faasis ja see on ka õige aeg, kus anda poori. Et poor nüüd teraviljadel tõesti on selline uus teema, mis on kerkinud üles viimase paari aasta jooksul ja seda on just suuresti, nagu ma ka siin klipis ütlesin, tänu selle Megalab analüüside tulemusteni. Et me varem nagu ei pööratud sellele tähelepanu ja kõik Yara uuringud on näidanud seda, et see lipulehe faas on just poori andmiseks kõige õigem. Et see isegi see 0,2 liitrit, mis on tegelikult arvestades poori paari liitrist hinda, ta on kaduv väike kulu. Et mida ta teeb, on mahukaal. Et sealt tuleb see saagi juurde, kas ta on just mahukaalu parandamiseks. Et poori kasutamiseks ongi 2 aega võrsumise faasis varajaselt, kus siis nii-öelda parandab võrsumist ja lipuleht, kus ta mõjutab mahukaalu. Nii et tegelikult Yara Poortrack, kui rääkida sellest, on ülimalt hea kvaliteediga, seda võib segada kõikide asjadega, meil ei ole probleeme segamisega, mida ma tean, et on olnud mitmetel teistel ja sa paned ta paagisegusse, sa tead, et sul on pihustid puhtad, sul on filtrid puhtad, et Poortracki ma soovitaks küll panna. Ja teine toode, mida on kasutada veel võimalik, on siis kas enne õitsemist või pärast õitsemist on tegelikult Theotrack. Ehk me räägime siis lämmastikust väävliga. Ja Theotracki puhul 4-5 liitrit ja see on puhtalt sellele, mis puudutab proteiini üleskruvimist. Ma arvan ja minu nagu pakkumine on see, et sellel aastal saab Eestis olema teema proteiiniga. Arvestades seda, mis põldudel sünnib ja vaadates, kuivõrd heas seisus meie viljad on, siis pigem on näha, et seda massi tuleb palju, pigem oodatakse rekordsaake või rekordilähedasi saake, me räägitakse 1,8-2 miljonist tonnist, mida Eestis pole kunagi olnud. Et kui selle koha pealt võtta, siis fakt on see, et supp läheb lahjemaks, ehk ka proteiin pigem jääb sinna madalamasse klassi kui kõrgemasse. Ja siin koha peal see võib-olla just täpselt see 4-5 liitrit Theotracki siin nii-öelda õitsemise, kas vahetult enne või pärast, aitab sul lükatada klassikese võrra kõrgemale ja tänu sellele ka teenida selle eest. Kuigi jah, samas praegu, kui võtta nagu 5. kati, 4. kati ja 3. kati vilja hindasid, siis need käärid on läinud nii väikeseks, et tekib küsimus, et kas see ennast nagu ära tasub, aga kui ta kukub kas sööta või toitu, siis on ikkagi vahe sees. Nii et mina arvan, et seda tasub tõsiselt mõelda. Aga kui me vaatame skeemidest, et siis askra pritsimine puides on tehtud kusagil nädal aega tagasi, et kõik see ju juba kevadest alates ju tegelikult Valgamaa, Lääne-Virumaa, see vahe on kusagil nädal-poolteist kasvufaasides, pritsimistes, kõiges, et kui vaadata skeemidesse, mis siis põllupäeva kutsega teile kaasa tulid, et jälgige neid kõrvalt, et ma küsiks Oti käest, et see lipulehe pritsimine veel Bayeri katses on tegemata, et kuidas sa hindad, et Fredis nüüd, et kas see on lähipäevade teema, eks ole? Jaa, ta on tegemata jah, kuna on 2 asja, eks, et taim on oma arengus ikkagi võrreldes tavapärasega oluliselt maas ja teine asi on see, et ei ole olnud nagu väga head ilma. Et meil on praegu käsil varaste otrade kasvu reguleerimine, mis on minu arvates väga kriitilise tähtsusega hetkel, kuna tingimused on head ja taimed kasvavad kiiresti, et kohe, kui me saame selle tehtud, me vajame selleks kuskil võib-olla pool päeva pritsi aega, et siis meil ongi plaanis Fredised üle sõita siis askraga, et ja miks mitte siis kasutada ka natuke poori, nagu Marek soovitas, et see on nagu natuke uus mõte minu jaoks ka, et teraviljal siis poori kasutada. Aga kuskil, ma arvan küll, et me jõuame sinna selle nädalavahetuse jooksul ikkagi. Ja veel kord, kui Fredisest rääkida, et siis me teame, et ta on pigem haige sort, aga minu arvates Fredisega on nii, et teda on võimalik hoida puhtana, pigem tehes ennetavaid pritsimisi ja ei pea alati olema täisnormid ja kui vähegi võimalik siis ka jagada siis nii-öelda pritsimisi, et me oleme vahel Fredise puhul teinud täitsa nii, et selle lipulehe ringi jaganud 2, et osa nagu siis varases lipulehes ja osa juba siis, kui pead hakkavad välja tulema, et ka natuke võib-olla pähiku peale siis kaitset saada. Et Fredise puhul jah, ma arvan, et see
tasub ära, et kui on võimalik pritsimisi jaotada, aga ja ütleme, pigem ikkagi ennetavalt kui hiljaks jäädes. Et siis saab Fredisega ka hea tulemuse. Ma võib-olla seda veel küsiksin nagu puide poole pealt, et kui nüüd lipulehes sai ära tehtud see askraga pritsimine, et mis sa hindad, kas sa seda peakaitset nagu veel eraldi lähed tegema nüüd või seemnekasvatajana, mis see on nagu niisugune A ja O? Et üldiselt on niimoodi, et me ei ole kunagi jätnud tegemata. Oleme ikkagi õitsemise ajal teinud alati peakaitse. Oleme kasutanud oorjust siin liitri ja lihtsalt ei võta seda riski, et me jätaks tegemata midagi. Alati oleme teinud pigem ikkagi ära ja kindla peale minek. Aga Ahti, ma küsin nii palju täienduseks, et sa oled ju seemnekasvataja, sa ju teed seda mitte ainult oma seemnepõldudel, vaid ikkagi kogu oma tootmise mahus kõikidel. Kogu tootmise mahus, sest talinisu ikkagi enamuselt on mahukultuur ja ei ole maksimumi seemnetega võimalik üldse katta, et ikkagi kogu talinisu läheb peakaitsele. Ajad taga kvaliteeti? Ikka. Täpselt. Vist on meil midagi siin niisugusest talinisu plokist veel või said enamus teemasid vist juba käsitletud? Tundub küll. Ja. Võib rahule jääda. Võib rahule jääda. Anname siis stuudiosse teise. No nii, tundub, et me saame teraviljadele joone alla tõmmata, aga kuna tund aega olete teie juba ilmselt istunud ja meie siin Kareliga seisnud, siis on paras aeg minna väikesele pausile. Teeme üks 10 minutit jalasirutust, kohvitassi täitmist, natuke näksimist ja siis tuleme tagasi, et minna edasi talirapsiga. Nii, oleme ilusti pausilt tagasi. Loodan, et teie olete ka. Saite natukene jalga sirutada, natukene näksimist võtta, teha üks väike kohvipaus ja nüüd lähme meie oma päevaga edasi. Ja jätkame päeva siis, nagu enne mainisime juba, rapsi poole pealt. Ja kõigepealt tutvumegi siis siin nii Valgas kui ka Lääne-Virumaal tehtud katsepõldudega ja Ahti, räägi meile enda katsepõllust. Meil puidutalus on siis külvatud taliraps Armstrong 9. augustil 60 idanevat tera ruutmeetrile. Eelvili oli meil talinisu ja harisime minimeeritult, kasutasime külviks top-downi koos peodrill külvikuga. Ennem külvi laotasime 3 tonni tuhka ja peale tuhka laotasime läga 25 kanti hektari kohta. Kasutasime väetistena mappi ja kaaliumkloriidi, umbagi 100 kilo hektari kohta. Et annaksin sõna siis Otile. Siis põllupäeva tarbeks oleme rajanud samuti 2 katsepõldu siis ka rapsi puhul, et mõlemad on seekord külvatud otsekülvi tehnoloogias laia reavahega Väderstadi seedhogiga, et kus on reavahe siis 25 sentimeetrit ja eelviljaks on mõlemal põllul varane oder augusti. Siis kui täpsemaks minna, siis Jaara puhul oleme külvanud põllu 6. augustil ja külviga on kaasa antud 100 kilo mappi ja 50 liitrit kast 32 vedelväetist, et meil on siis külvikul ka vedelväetise pütt taga pidevalt, et rapsi jaoks just eelkõige. Ja Baieri põld on külvatud 9. augustil ja seal on siis kõik muu on sama, kui sortidest rääkida, siis Jaara põllu sordiks on Touré ja Baieri põllul on siis ka Decalbi katsesordid, et nendest siis räägimegi kohe. Ja tulles tagasi nüüd nende talirapsi sortide juurde, siis meil on siin ka Baieri väga hea kolleeg
Aiva, kes tegelikult vastutabki siis selle DEKALB-i sordivõrdluskatse eest ning vaatamegi lähemalt ja Aiva räägib lähemalt sellest. Please, Aiva. Thank you, Carol. Tere, thank you, colleagues, for option to be here, of course. And really great that I have option to cross the border, and of course Estonians are welcome to Latvia as well. And on the video you will see the main or general benefits of the DEKALB varieties. But of course I would like to remind that for us, for our breeders, are very important to offer here for Estonian growers winter hard varieties, healthy varieties and high yielding varieties. And please follow for video where is introduction of the some new varieties as well. Armastan Eesti põllumehi. Dear colleagues, we know very well that DEKALB is very famous with semi-dwarf family hybrids like CX, like Sequel. We have some more, Sensei and Severny as well. And what difference if we compare with tall varieties? Semi-dwarfs are fit really great for early drilling conditions. They are much more slower on the plant development on autumn. That means, and that is reason for to apply plant growth regulator only once on the autumn time, and we can use the lowest registered doses of PGR products. Semi-dwarfs have, and they have shown in the last decades, very high winter hardness. That is thank you to plant development on autumn time, as that is compact and growing point is kept very near to soil surface. The same time, semi-dwarfs are much more slower on the springtime, at the very beginning making the green leaf mass, and only when the temperatures are coming higher, they as well organizing stem elongation, what is going to be continued with the flowering. At this moment, on this demo field, if we comparing semi-dwarf type plants and tall varieties, we can see very huge difference on the plant height. But when we are counting side branches, what is approximately 70% from the yield outcome, we see that semi-dwarfs have more side branches than tall varieties. I would like to tell and convince growers to choose semi-dwarfs up to few general points. The first is fit for early drilling. The second, we can apply lower dosages of plant growth regulators. And the third point is semi-dwarfs are always earlier or first for the harvesting. And for semi-dwarf harvesting, we need to use less time. And of course, the spendings as well is less if we are choosing semi-dwarfs. If we are touching to tall hybrids, then for the drilling season, they are fit more for optimal drilling window or fit very well for later drilling. But then you need more knowledge for tall hybrids as well, because on our portfolio as well there is different plant development hybrids, which are more faster on autumn time and which are more compact from the tall hybrid family. On the springtime, tall varieties are always earlier. They are earlier on the flowering. But at the same time, we need to remember that for harvesting time, we need to be a little bit patient, because for tall hybrids, there is always longer vegetation period with the later harvesting time. But of course, your benefit is going to be higher yield.
At this moment, we are here on the southern part of Latvia, and the oilseed rape plants are started to be in flowers. And we see that there is in few days or in coming week, if the weather condition is appropriate, we should go out with the fungicide application. That is perfect and fit for plant healthiness, but at the same time, remember, in combination with the double former resistance, what is placed genetically in the DeKalb hybrids, there is always coming that the DeKalb hybrids are later on the harvesting time. But that is additional yield. And one other benefit, what I would say about the DeKalb hybrids before harvesting time is pod shatter resistance, what as well, not only protecting your yield against pod shattering and yield losses, but giving higher oil content in the harvested seeds. DK Seax, DK Sequel, DK Severny as well. These are semidwars what we are very much recommend for Estonian growers. At the same time, we have quite wide portfolio from our DeKalb hybrids, what fit from tall family, what fit for Estonian growers as well, like Exterior, like Expiro. There is coming a new name, Expansion, very tall, very massive hybrid with the high yield potential. And at the same time, we would recommend one more hybrid, DK Exporter, what as well is tested already 3 winters in the Estonia, fit very well for strong winters and coming out from the tall hybrid family with the double former resistance, with the pod shattering and with the high yield potential. Yes, and if we are speaking about Clearfield technology hybrids, then we are recommending to focus for DK Imistar, which is semi-dwarf plus Clearfield technology traits. At the same time, we would recommend DK Impression, which is from tall hybrid family and fit for Clearfield technology fields as well. And there is coming one more Clearfield hybrid, which is going to be absolutely new, of course tested before to check the winter hardness, and the name is DK Importer. You see here is on our demo field in Latvia, there is very many varieties for what to follow. At the same time, we have demo fields in Estonia as well. And I hope very much in coming weeks that I have options to cross the border and see Estonian winter oilseed rape fields on the flowering time as well. See you next time and be in touch. Nüüd võtame vaatluse alla väetamise ja seda siis talirapsil nii sügisel, aga peamiselt keskendume siiski kevadele. Milliseid väetiseid peaks millal kasutama ja miks seda üldse teha? Millist tulemust me loodame siit virtuaalse põllupäeva põllu pealt ja millised me tahame oma põldude pealt saada? Seda kõike uudistasime me mõned päevad tagasi Puidetalu põldudel. Ka talirapsil peame alustama sügisesest NPK-de kasutamisest ehk vundamendi ladumisest, sest sügisväetiste tellimise aeg on tõesti kohe-kohe ümber nurga. Esimene ja kõige olulisem tegur on külviaeg. Raps peaks maha olema külvatud augusti esimeses dekaadis, sest hiljem on väga lihtne kaotada 100 kilogrammi rapsisaaki päeva kohta. Ehk teisisõnu, kui me jääme 10 päeva külviga hiljaks, on meil väga lihtsasti juba tonn rapsisaagist kadunud. Loomulikult sõltub see sügisest, ehk siis kui pikalt sooja hoiab või millal tulevad peale esimesed külmad. Teiseks tuleb valida õige sort, millest just räägiti, ja kolmandaks tuleb rapsile anda sügisel kõik kasvu alustamiseks vajalikud toitained. Sügisel peaks lisaks lämmastikule rapsile olema antud ka fosfor ja kaalium ning osad mikrotoitained.
See on ülimalt oluline, kuna talirapsi kasvuperiood sügisel on tunduvalt pikem kui taliteraviljadel. Loomulikult sõltub siingi väga palju eelviljast. Kas siis tegemist oli varajase või taliodraga, rohumaadega või hoopis hernega. Sellest sõltub paljuski sügisene lämmastikumäär. Korraliku rapsisaagi kasvatamiseks võiks sügisel juba 50–60 kilogrammi lämmastikku antud olla. Lisaks veel see kogus, mis läheb vaja põhu või taimejäänuste lagundamiseks. Fosfori kogus sõltub aga väga paljuski mulla tüübist ja mullas olevatest varudest. Rasketel muldadel on need varud reeglina suuremad, aga kogu see fosfor pole rapsile kättesaadav. See tähendab seda, et sügisel peaks kindlasti väikese koguse värsket fosforit rapsile juurde andma. Kaaliumit peaks talirapsile sügisel andma kuskil 60–70 kilogrammi hektari kohta, selleks, et tagada tema kindel talvitumine. Mingi kogus kaaliumit on kindlasti ju ka mullas olemas. Yaara tootevalikus on mitmeid kõrge kaaliumiga NPK tooteid olemas, nagu näiteks Yaara Miila 7-20-28, 8-24-24 või 9-12-25. Milline nendest NPK-dest oma rapsile valida, peaks taas lähtuma põllu fosforist, sest kaalium on nendes kõikides toodetes suhteliselt sarnane. Tasub meeles pidada ka seda, et kui eelnevast kultuurist on jäänud põldu rohkesti põhku või taimejäänuseid, siis tasub valida kõrge lämmastikuga Yaara Miila NPK toode, näiteks 17-11-12 või 18-11-13. Sügisene NPK norm võiks olla 100–400 kilogrammi hektari kohta, sõltuvalt mullas olevate toitainete sisaldusest ja sellest, millega on plaanis kevadel väetamist jätkata. Kui plaan on kevadel jätkata NPK väetistega, siis võiks jagada selle normi pooleks ehk kasutada 200 kilogrammi hektari kohta sügisel ja 200 kilogrammi NPK-d hektari kohta kevadel. Loomulikult loeb ka siin iga põllu eripära ehk mingit keskmist kuldset reeglit siin olemas ei ole. Võib juhtuda nii, et otstarbekas on anda sügisel 100 kilo NPK-d ja kevadel 300 või ka vastupidi sügisel 300 ja kevadel 100. Oluline on see, et raps saaks sügisel juba need toitained, mis tal kasvu alustamiseks vaja on. Pidades silmas kõike eelpool räägitud, ehk siis külviaeg, eelkultuur, taimejäänuse põllul ja nii edasi. Kui teil kevadise NPK kasutamise kogemus puudub, siis Yaara soovitus on ühene. Proovige oma väetusprogrammi lülitada kas või 100 kilogrammi kevadist NPK väetist. Seda siis esimesse väetusringi, samal päeval koos NS-väetisega või päeva-paarise vahega ning las sügisel kombain kõneleb. Meeles tasub pidada ka seda, et mitte kõik Eesti turul müüdavad NPK-väetised ei ole Yaara Miila väetised. See tähendab seda, et nendes sisalduv fosfor pole taimedele sugugi samamoodi omastatav kui Yaara Miila väetistest. Virtuaalse põllupäeva talirapsi katsepõldudel sai nii Puidetalus kui ka Viruseemnes mõlemasse esimesse väetusringi pandud Yaara Miila 17-11-12, vastavalt Puidetalus 200 kilogrammi ja Viruseemnes 220 kilogrammi hektari kohta. See tähendab seda, et mõlemas kohas sai põld kevadel juurde circa 10 kilogrammi värsket fosforit ja 20 kilogrammi kaaliumit. Eelmisel aastal Eestis läbi viidud kevadise NPK katsed andsid 8 juhul 10 positiivse tulemuse. Seda nii saagi kui ka majandusliku poole pealt. Saagi juurdekasvud hakkasid pihta juba 4–5 kilogrammi kevadise värske fosfori lisamisega. Tihti nähaksegi Yaara väetiste puhul esimese asjana ainult väetise hinda ning unustatakse ära see, et kui me räägime 100–400 kilogrammist hektari kulunormist, siis hektari maksumuse erinevus ei olegi nii suur. Täielikult unustatakse ära see, et kui see ümber arvestada saagi juurdekasvu, siis selleks, et Yaara väetiste kasutamine ennast ära tasuks, oleks saagis juurde vaja saada ainult kas 50 kilogrammi rapsi või 100 kilogrammi teravilja hektari kohta. Minimaalselt see, aga aastate lõikes Yaara väetiste kasutamisele juurde tulnud ongi. Lisaks veel Yaara väetiste kvaliteet ja mugavus kasutamisel. Mitte vähe oluline pole ka see, mida me täna siin ekraani vahendusel ja tavaaastatel näost näkku teeme, ehk siis Yaara panustamine koolitusse ja nõustamisse. Erinevad katsed ja uuringud, mida me teeme nii Eestis kui mujal, reklamatsioonide lahendamine, juhul kui neid üldse peaks esinema, tehase esindaja eestikeelne tugi, Megalab leheanalüüside teenus, erinevad digilahendused ja äpid, nagu näiteks Tankmixit, Checkit, Irix. Kõik need tegevused ja teenused maksavad ju ka midagi ja teised väetisetootjad seda ju Eestis ei paku, mis tähendab seda, et selle võrra ongi ju võimalik oma hinnas odavam olla. Pigem püstitaksin küsimuse nii.
Millised oleksid Eestimaa põllumehe teadmised ja oskused juhul, kui Jaarat ja tema eelkäijat Kemirat poleks Eestis viimase 30 aasta jooksul siin olnud? Rääkimata sellest, et Jaara ökoloogiline jalajälg on tunduvalt väiksem kui meie idanaabritel. Hea meel on tõdeda seda, et reeglina Eestimaa põllumees ikkagi mõtleb, millised põllud ja maa ta oma lastele jätab. Tahan teid tänada selle usalduse eest, mida te olete Jaara suhtes näidanud ja soovida teile häid väetiste valikuid. Nagu eelnevatest videodest näha, oleme rajanud nii puidetalu kui ka viruseemne katsepõldudele talirapsi erinevate sortide katsed. Eelmise aasta sügis oli äärmiselt pikk ja soe ja see andis võimaluse talirapsidel kenasti tugevalt talvele vastu minna. Kevadel me nägime põllupildides äärmiselt ilusalt vastuvaatavat taimikut. Taimik oli kenasti säilinud, ta oli terve ja väga suure saagipotentsiaaliga veel tänase päevani. Kevad seevastu on olnud mõnevõrra tavapärasest natuke pikem ja jahedam ja see tegi ka kevadiste taimekaitsetööde ajastamise suhteliselt keeruliseks. Aga heidamegi nüüd videovahendusel tagasivaatava pilgu tehtud töödele ja nendele toodetele ja nende toodete tugevustele, mida siis talirapsi põldudes kasutati. Hea rapsi saagi aluseks on läbimõeldud taimekaitseprogramm, sisaldades rapsidel nii sügisest kui ka kevadist kasvu reguleerimist, liidetuna haigus- ja kahjuri tõrjega ning õitsemisaegset fungitsiidi koos insektitsiidiga. Tilmor on väga hea sügisene talirapsi kasvu regulaator, olles samaaegselt üks efektiivsemaid fungitsiide rapsihaiguste tõrjel. Eelnenud pikk ja soe sügis oli äärmiselt soodne haiguste, eriti FOMOOSI-nakkuse tekkeks. Kasutasime sügisel viruseemne rapsi katsepõllul kasvuregulaator fungitsiidi Tilmor, mis aitas taimedel püsida tervena ja hoida juurekaela maapinna lähedal. FOMOOSI nakatuvad taimed sügisel ning see on ka efektiivseim aeg haiguse tõrjeks, kasutades kasvuregulaatorit, millel on tugev fungitsiidne toime. Tõrje tegemata jätmisel talvitub haigus koos taimedega, mistõttu on kevadel paljud sügisel haigestunud taimed juba hukkunud või areneb haigus talvitunud taimedel edasi. Tilmoriga pritsimiseks parim aeg on kevadel, kui rapsi taimed on saavutanud pikkuskasvu umbes 25–30 sentimeetrit. Tilmor pidurdab rapsi peavarre kasvu ning ühtlustab külgharude arengut. Tilmor sisaldab 2 toimeainet, tebukonasool ja protiokonasool. Tebukonasool on tuntud rapsi kasvu reguleeriv toimeaine, hoides sügisel taimiku kompaktsena ja juurekaela mullapinna lähedal. Just see on oluline talirapsi talvitumise kindlustamiseks. Kasutades Tilmorit kevadel, pidurdab toimeaine tebukonasool peavarre kasvu ning soodustab saagikate külgharude arengut. Protiokonasool on tugev fungitsiid, tagades tugeva tõrje efektiivsuse juba sügisel ning ka kevadel rapsile olulist majanduslikku kahjut tegevate haiguste vastu. Tilmor tõrjub FOMOOSI, tsülindrosporioosi ja hahkallitust ning toetab talvest kahjustunud taimede taastumist. Õigeaegselt kasutatud kasvuregulaatori kasutuse tulemusena arenevad kompaktsemad taimed ja kogu põld on ühtlustunud pikkuskasvuga ning õitsemine ja kõtrade valmimine on samaaegne. Esimestena ilmusid kahjuritest aprilli 3. nädalal varre peitkärsakad, kes kahjustavad rapsi vart ennekõike varases faasis ja sel hetkel on parim aeg ajastada ka süsteemse insektitsiidi pritsimine. Koos ilma soojenemisega mai 1. nädalal hakkasid aktiivsemalt levima ka hiilamardikad. Kahjurputukate liikumise jälgimiseks sobivad kollased püünised, mis oma järgsa värvi tõttu meelitavad putukaid ja on põllumehele tõrjeotsuse tegemisel abiks. Nii varre peitkärsaka kui hiilamardika tõrjeks sobib kõige paremini süsteemne insektitsiid Proteus OD. See omab süsteemset ning kontaktset mõju ja tagab toote pritsimisjärgselt täiendavat efektiivset mõju 10–14 päeva jooksul. Proteus sobib ajastamiselt kokku kevadise kasvuregulaator fungitsiidi Tilmoriga. Puide talu ja viruseemne talirapsi põldudel talitati samuti. Kasutati Tilmorit kulunormiga 1 liiter hektarile ja Proteus OD-d kulunormiga 0,75 liitrit hektari kohta.
Haiguste ja kahjurite õitsemisaegne tõrje talirapsis tagab ootuspärase saagi ning hea õlisuse. Talirapsid alustasid sõltuvalt Eestimaa piirkonnast õitsemist mai 2. ja 3. nädalal, lõuna pool varem, põhjapoolses Eestis veidi hiljem. Õitsemise perioodil on õhutemperatuur olnud üpris vahelduv. Varasemalt aprilli teises pooles ning ka mais kohtas öökülmasid, mis rapsi vartele mitmel pool külmalõhesid tekitasid. Külmalõhed omakorda soodustavad erinevate haiguste taimesse sisenemist. Kui rapsi õitsedes esineb vihmasadusid ja kõrget õhuniiskust, on valge mädaniku nakkumise tõenäosus äärmiselt suur. Soovitame alati ajastada fungitsiidi pritsimise rapsi täisõitsemise faasi, sest haiguse eosed kinnituvad enne kõike õie kroonlehtedele ja leiavad sealt kiiresti sobiva kasvupinnase. Kroonlehtede langemisel satuvad haiguse eosed lehtedele ja varrekaenlasse ning jäävad sinna koos niiskusega pidama, millega on haiguse arenguks loodud ideaalsed tingimused. Taime täisõitsemisaegse pritsimisega ennetatakse ja hävitatakse kroonlehtedel valgemädaniku eosed, mis omakorda pidurdab haiguse edasist arengut. Valgemädanik on soovimatu ning ohtlik rapsi haigus, mis tugeva nakkuse korral võib saagikust vähendada hektarilt 1,5 tonnini. Bayeri soovitus rapsi õitsemisaegseks haigustõrjeks on valida efektiivne fungitsiid Propuls, mis on viimastel aastatel Eesti tingimustes tõestatult kõige efektiivsem ja tugevam kaitsja valgemädaniku ja kuivlaiksuse tõrjes. Propuls sisaldab 2 teineteist täiustavat tugevat toimeainet, protiokanasool ja fluopüraam. Protiokanasool on püsiv, kiire imendumisega ja kaitseb süsteemselt ning pikaajaliselt kõiki taimeosasid. Fluopüraam jääb pritsimise järgselt peamiselt taime pindmistesse kudedesse, kust see imendub väikeste kogustena taimesse. Lisaks oma fluopüraam stopp-efekti. Seega on Propuls pritsimise kasutusaken laiem. Kui pritsimise ajaks on haigus juba nakkunud, pidurdab fluopüraam selle edasise arengu. Propuls kasutusnormiga 1 liiter hektarile on olnud soovituseks meie põllupäeva katsetes nii Valgamaal kui Lääne-Virumaal ja sellega on kindlustatud efektiivne kaitseaeg haiguste vastu 4 nädalaks. Propulsiga pritsimisjärgselt hoitakse taimik haigusvabana ning katsed on tõestanud, et tänu õitsemisaegsele fungitsiidi pritsimisele arenevad kõdrad elassema kestaga, tagades kõtrade pikema koospüsimise ja vähendades enneaegsest seemnete varisemisest tekkivat saagikadu. Koos valgemädaniku tõrjega soovitame paagisegusse lisada insektitsiidi Biscaia 0,3 liitrit hektarile, sest õitsva taimiku peal on nähtud kõdra peitkärsakaid, kes kahjustavad 2-4 cm pikkuseid kõdra algmeid. Neid kahjureid on võimalik tõrjuda vaid süsteemse insektitsiidiga. Moonduvad kõdrad avanevad nähtava tunnusena enneaegselt ja põhjustavad nii saagikadu hävinud seemnete näol kui ka hilisemaid probleeme tekkiva varisega. Biscaia sobib hästi ühte paagisegusse fungitsiidiga Propuls. Kindlasti peab lähtuma seadusest, et õitsvat rapsi tohib kõnealuse toodetega pritsida vaid ajavahemikus õhtul kella 10 kuni hommikul 5. Sel aastal on taliraps saagikultuur. Kulutused fungitsiidile ja insektitsiidile saab saagiga kindlasti tagasi ning lisasaagiga veelgi enam. Viimaseks tänaseks virtuaalse põllupäeva teemaks on see, milliseid lämmastik täiendväetamise ja leheväetiseid võiks üks nutikas põllumees talirapsil kasutada. Mida sügisel ja kui palju kevadel? Kui palju ja millesse üldse panustada? Ja mis see kõik maksab? Ning heidame pilguga sellele peale, mis on Yaara leheväetiste poole pealt uudist. Teemasid käsitlesime taas siinsamas Viruseemne põldudel. Talirapsi kevadiseks väetamiseks on Yaaral 3 peamist soovitust. Esiteks, kasuta kohe kevadel esimeses väetusringis kõrge lämmastikuga NPK Yaara miilaväetist. Teiseks, kasuta spetsiaalselt rapsi jaoks mõeldud NS lämmastikväetist Yaara Belasulfan. Ja kolmandaks, panusta korralikku leheväetamisse, sest raps on Eesti põllumehe jaoks ikka olnud ju rahakultuur. Kuna puidetalus sai NPK väetamist põhjalikult käsitletud, siis siin Viruseemnes keskendume just lämmastikväetamisele ja leheväetamisele. Yaara Belasulfani tõi Yaara Eesti turule eelmisel aastal
ja paljud põllumehed on seda tänaseks juba ka kasutanud. 2 peamist põhjust, miks sulfanit kasutada, on esiteks 50-50 suhe nii kiire nitraat kui aeglasema ammooniumlämmastiku vahel ja teiseks ideaalne 4-1 lämmastiku väävli suhe, mis on rapsile täpselt sobiv. Tihti kasutatakse talirapsil AN + AS või AN + ASN programme, mis tähendab küll seda, et raps saab aasta peale vajalikud väävli ja lämmastikukogused kokku, aga unustatakse ära see, et andes graanulid eri aegadel ja eri paikadesse mööda põldu, siis mõjutab see ikkagi juba rapsi kasvu. Teisisõnu, kui sa kodus näiteks kartulit ja kastet sööd ja perenaine tuleb ja ütleb sulle, et näed, kartul on siin, aga kastme saad 2 tunni pärast, siis ega seda on ikka keeruline alla saada. Sama on ka taimedel väävli ja lämmastikuga. Erinevatel aegadel, jah, võib öelda, et kõhus läheb kõik segamini, aga tegelikult alla saada on seda keeruline. Taliraps suudab kasvuhooaja kohta ära tarbida 15-40 kilogrammi väävlit, mis tähendab seda, et kõik, mis läheb üle selle, ei ole enam majanduslikult mõttekas ning saagilisa ei too. See tähendab, et me räägime kuskil 100 kilogrammist SO3-st rapsile hooaja kohta. Arabella sulfani formulatsioon on 24-6, mis tähendab seda, et kui me tahame anda 170 kilogrammi lämmastikku, siis me peaksime andma 700 kilogrammi füüsilist toodet. Seda loomulikult mitte 1, vaid 2 või isegi 3 korraga. Otstarbekam oleks esimeses väärtusringis anda Arabella sulfan pigem koos kõrge lämmastiku Yaramila MPK-ga. Näiteks 150 kilogrammi 17-11-12 või 18-11-13 ja sinna juurde 300 kilogrammi sulfanit. Ja teises väärtusringis lisada sinna juurde veel 300 kilogrammi Arabella sulfanit. Sellise programmi puhul on lämmastiku ja väävli suhe endiselt rapsi jaoks ideaalne 4-1 ja raps saab hooaja peale kokku 42 kilogrammi väävlit, mis on ka tema tarbimise lagi. Loomulikult pole see mitte absoluutne tõde, sest tuleb arvesse võtta põllu iseärasusi, mulda, kliimat, sorti ja kõike muud. Tihti arvavad Eesti põllumehed, et Yara väetised on kallid. Kui aga võrrelda Arabella sulfanit näiteks NS37-ga, siis selleks, et jõuda 170 kilo lämmastikuni rapsil, on vaja kasutada 700 kilogrammi Arabella sulfanit, aga samas ainult 565 kilogrammi NS37. Võttes aga arvesse tonni maksumuse erinevuse, mis on 30 eurot sulfani kasuks, siis jääb hektari kulu erinevuseks ainult 13 eurot sulfani kahjuks. Samas saab selliseid norme kasutades põld 1 hektari kohta rohkem 3 kilogrammi väävlit, 4 kilogrammi magneesiumit ja koguni 60 kilogrammi kaltsiumit, millest viimaseid 2 ei sisalda NS37 üldse. Seega on Arabella sulfan rapsil kasutades praktiliselt sama hektari hinnaga. Yara toodete kvaliteet ja teenused siia veel lisaks. Ja peamine argument, kui Arabella sulfanis on nitraat ja ammooniumlämmastiku suhe 50-50, nagu varem räägitud, siis NS37 puhul on see suhe 40-60, ehk kiiret lämmastikku on selles tootes vähem. Seega ei ole lämmastik rapsitaimedele ka nii kiiresti kättesaadav. Pealegi aitab nitraatlämmastik kaasa ka juurestiku varajasele arengule, millest on ka täna juba varem juttu olnud. Räägime ka talirapsi leheväetistest, mida Yaravita valikust leiab tõesti igale maitsele. Olgu selleks siis spetsiaalselt rapsi jaoks välja töötatud Brasiterel Pro või Brasiterel Bio või ühe toitainepõhised tooted nagu Portrack, Zinktrack, Molutrack ja Theotrack. Virtuaalse põllupäeva rapsipõllul keskendusime meie 3 leheväetisele. Andsime kombifossi kiireks juurestiku algarenguks, Portracki poori puuduse vältimiseks ja Brasiterel Prod selleks, et tagada rapsile kõik vajalikud mikrotoiteelemendid. Yaravitade kasutamine peaks reeglina algama juba sügisel, kus esimese tootena võiks anda 2-3 liitrit kombifossi selleks, et aidata kaasa paremale talvitumisele. Samuti võiks anda Brasitereli ja Portracki segu, et tagada juba rapsile algkasvufaasis vajaminevad mikrotoiteelemendid. Normideks võiks olla Brasiterel Pro puhul niisugune 1,5 liitrit ja Portracki puhul 1-2 liitrit. Sellist programmi kasutades saaks raps juba sügisel lisaks väikesele lämmastikudoosile juurde ka veel magneesiumi, mangaani, molübdeeni, boori ja kaltsiumi. Lisakogus boori aitab taimedel paremini sügisel suhkruid koguda, mis tähendab seda, et paraneb külmakindlus ja me aitame talirapsil paremini talvituda. Ka kevadel tasuks jätkata 3-4 liitri kombifossiga, et anda juurestikule energialaks, et taimed saaksid paremini kasvama. Pärast seda võiks juba jätkata Brasitereli ja boori lisamisega. Brasitereli perekonda tuli Yaral 2020. aastal uus toode nimega Brasiterel Bio. Toode on vesilahuse baasil, mis tähendab seda, et ta sobib ideaalselt pritsesegudesse.
Suspensioonkontsentraat, mis oli Brachytrail Pro puhul, vajas tugevat ja pidevat raputamist selleks, et ta hästi seguneks. Uuel tootel seda muret enam ei ole. Kõige mõistlikum on aga korjata hooaja jooksul rapsi lehenäidiseid ning saata need Yara Megalaabi, sest nii saab kõige kiiremini täpsed vastused, millest rapsil puudus on ja teab, millele keskenduda. Olen kindel, et Eestimaa põllumees leiab endale sobivad ja tulutoovad tooted nii Yara Miila NPK kompleksväetiste, Yara Bela NS lämmastikväetiste kui ka Yara Vita leheväetiste seast. Soovin teile kõigile head planeerimist ning Yara toodete kasutamist ning oleme alati valmis teile nõu ja jõuga abiks olemas nii koolituste kui nõustamise poole pealt. Nüüd oleme jõudnud ka talirapsi plokiga ühele poole, kuid tegelikult pole veel see kõik kaugeltki läbi, sellepärast et meil on tekkinud siin päris palju uusi küsimusi. Ja küsiks esimese küsimuse, mis on meil siia tekkinud, kus ühes põllus oli 2 tehnoraja ringi esitusaeg. Mis oli selle põhjus? Ja see tuleb Ahtile. Väga lihtne põhjus, et meil on 30-meetrine pritsipoom ja kuna prits on nii lai, siis kui me teeksime ühe raja ümber põllu, siis rajasest välja jõudes prits tagasi pööramisel kipub käima see poomi ots mööda võsa. Ja kui teed suure põllu võtad ja teed 2 rada, siis see oht kaob ära. Et oleme nagu väiksemad põllud teinud ühe rajaga ja suuremad põllud, kus kannatab teha, seal teeme 2 rada ja see on väga mugav on seda kasutada sellisel juhul. Tõesti väga hea lähenemine. Aga on veel tulnud selline küsimus, et on märgatud mitmeid talinisu põlde, milles kasvavad eelmise aasta taliodra varisest tärganud odrataimed. Mida soovitate teha, et järgmisel aastal seda ei juhtuks? Janne? Ja ma võiks vastata küll seda, et isegi täna siia sõites ma vaatasin tee ääres talinisu põldusid, kus oli näha, et oder juba lainetas üle nisu, et see on probleemiks ja kahjuks on see selline asi, mis kaasneb taliodra kasvatamisega, et talioder, see seeme on hästi pika aega eluvõimeline seal mullas. Et sellises faasis, nagu me täna oleme, kus talinisudel on ikkagi lipulehed, viljapead hakkavad looma, siis kahjuks ainukene lahendus on nobedate näppude voor, kui see on võimalik, kui mõned tutid on, aga selles mõttes ega teda enam tõrjuda keemiliselt taimekaitsevahendiga ei ole võimalik sellises faasis. Et sel juhul me teeksime kahju ju ka talinisule, et kahjuks nii on. Aga kui nüüd mõelda natukene suvinisupõldude peale ja seal peaks olema probleemiks odravaris, oder kui umbrohi või kui mõelda edasi nagu järgmiseks aastaks, siis taliodra kasvatajatele saaks soovitada Bayeri portfellist on olemas herbitsiid Atribuut. Atribuut töötab väga hästi just oraseina ja ka siis odravarise vastu. Ja tegelikult saab atribuudiga toimetada ka nisu ja rukki põldudes juba sügisel, kui teil on järelikult järjekenevus, siis taliodrale on järgnev kultuur on siis talinisu või rukkis. Nii et atribuut oleks see lahendus. Väga hea. Võtame veel ühe küsimuse. Nimelt on küsimus talirapsi väetamise koha pealt. Et millega põhjendate puide talupõllus väga suurt lämmastiku sügisest kasutamist? Ahti? Lämmastik on pandud teadlikult rohkem, kuna eelviljaks oli talinisu ja väga suure saagikusega ja väga suure põhumassiga. Et põhu lagundamise eesmärgil sai lisatud korraga lisalämmastik. Ja ma sekundeeriksin Ahtile, võib-olla ütleksin veel juurde, et väga õige lähenemine, sest nii nagu ma oma klipis rääkisin, see sügisene pool, et 50-60 kilogrammi enni talirapsil, et see võiks vähemalt seal olla, pluss sellele lisaks siis see, mida on jäänud eelmises kultuurist, kas siis lehtedega, taimejäänustega või põhuga sellega sinna juurde. Et sellega me ikkagi anname selle aluse ja Ahtil oli see teadlik valik, et siin ei ole mitte midagi juhuslikku, väga õige oli. Tulles tagasi veel viimaste küsimuste juurde, siis tegelikult on küsimus siin nii teatud toodete ärakadumise kohta kui ka muude probleemide kohta. Et nimelt, kuna teame, et registris kaovad meil rapsile teatud süsteemsed insektitsiidid, siis mis edasi võtta, kas on tulemas meil asendusi ja kui insektitsiidid kaovad ära, et kas siis on võimalik midagi ette võtta väetamise või üldse taimekaitse koha pealt ja ka sordi seisukohalt, et mida nagu teisiti teha? Madis?
Ma võiksin kommenteerida just seda insektitsiidi poolt, et Euroopa Komisjon võttis vastu otsuse selle aasta alguses, et Euroopa Liidus keelustatakse ära toimeaine diaklopriid ja me teame, et diaklopriid on just Proteuse ja Biscaia toimeaine. Ja ega, olgem ausad, tuli nii taimekaitsefirmadele, nii Bayerile kui ka teistele taimekaitsefirmadele suure üllatusena, et süsteemne insektitsiid Euroopa turult tervikuna ära kaob. Tegemist ei ole ainult Eestis selle küsimusega, see puudutab tervet Euroopat, see puudutab Biscaia näol rapsikasvatust, see puudutab Proteuse näol teraviljakasvatust ja tegelikult järgnevateks paariks aastaks turule ei ole hetke teadmiste kohaselt midagi süsteemse insektitsiidina tulemas. Meil Bayeris on käimas töö selle nimel, aga selleks, et toode jõuaks nüüd uuesti siia turule, uus toode, registreerimisprotsessid, need võtavad kõik aega. Nii et tegelikult järgmine aasta me vaatame vastu väga keerulisele olukorrale, kus meil tegelikult on väga raske tõrjuda rapsikahjureid, samamoodi teraviljast, näiteks ripslast, aga sellegi poolest hetkel jäävad alles meil kontaktsed insektitsiidid, et me saame natukenegi neid populatsioone kontrollida. Aga vaatame, mis meil järgnevad aastad toovad ja me siiralt loodame, et tooted, süsteemsed insektitsiidid, uued jõuavad ruttu meil turule. Sellega on meil küsimuste pool lõppenud. Hetkel pole uusi juurde tulnud, kuid siiski suured tänud teile, et te nii aktiivselt ikkagi küsisite. Juhul, kui tekib sinna mõni küsimus meil juurde, millele me hetkel vastata ei ole jõudnud või ei ole näinud seda küsimust, siis kindlasti vastame nendele hiljem ja kõik avaldub meil siis seal põllupäev.ee lehel, kus te saate siis oma vastused veel vastamata küsimustele. Nii, ja nüüd vist ongi kõik asjalikud teemad räägitud ja küsimused vastatud. Ning nagu alguses lubasime, siis loosime ka mõned auhinnad, et kuna me füüsiliselt ei saa teid ju kuidagi siin täna vastu võtta ja tänada ja lõunasööki pakkuda, siis siiski mõtlesime välja ühe lahenduse, et kõikide registreerijate vahel loosime midagi välja ja seekord meil tuleb siis kokku 5 õnnelikku võitjat, aga et kõik oleks selline aus ja läbipaistev, siis ma paluksin ühe kaameramehe äkki meie juurde. Ma loodan, et nüüd pilt ära ei kao. Nii, ja hakkame siis otsast minema. Ja esimeseks auhinnaks on meil siis taimekaitse mask, kast, Bayeri ühte väga head fungitsiidi, milleks on Siltra X-Pro ja veel ka Grammitrel leheväetist Jara poolt. Nii, esimene number oli 31 ja tabelis vastab sellele Jaak. Ja kuna andmekaitse kahjuks ei luba meil rohkemat siin välja öelda, siis ütlemegi, et võitja on Jaak ja me võtame sinuga kenasti ühendust, sest sinu e-mail on meil olemas. Ma arvan, et Eestis õnneks on Jaakusid, ei ole mitte üks, vaid mingi praegu on umbes 50 Jaaku on pingi all. Praegu on väga põnev, et milline Jaak, aga sa saad õige pea seda teada. Võtame järgmise. Teiseks auhinnaks on siis 1 tonn kosmost ehk siis Oti poolt pakutavat seemet, millega saab külvata 10 hektarit. Nii, loosipalliks oli 76 ja selle taga peitub Uno. Kas maakonda ka ei saa öelda, et andmekaitseseadus ei luba seda ka? No me igaks juhuks ei riski, jah. Aga vähemalt riik on ikkagi Eesti, eks ole? Uno Eestist. Riik on Eesti. Võtame järgmise. Kolmandaks auhinnaks on meil jälle siis taimekaitsemask, kast kvaliteetset Bayeri fungitsiidi Variano X-Pro ning leheväetis Starfos. Ja loosipall 132 on Toomas. Kõik on mehed, kas meil naisi ei olegi? Number 4. Neljandaks auhinnaks on meil siis seemet, mida pakub Ahti Valgamaalt, Otra Pentet 1 tonn. Number 53. Number 53 on... Issand, ma ei näe. Number 53 on Koit. Nii, jälle mees.
ja nüüd võtame viimase ehk 5. auhinna. Ja viimaseks auhinnaks on meil jälle taimekaitsemask ja kast Bayeri väga head fungitsiidi Askra X-Pro ja leheväetsena Bracifeld Pro. Ja number 58. Kohe. Number 58 on Rando. Ma tänan Fortunat, me sinu laseme tagasi filmima. Nii, auhinnad on loositud. Nagu ma ütlesin, siis me võtame võitjatega ühendust, sest teie e-maili aadressid on meil olemas. Aga nüüd hakkame vaikselt otsi kokku tõmbama. 2 tundi hakkabki märkamatult täis saama ning anname ehk lõppsõnaks sõna tagasi teise stuudiosse. Jah, nüüd meil on siin kõigi 4 teise stuudiost öelda oma lõppsõnad ja minu jaoks on muidugi esimene selline kogemus sellega, et kuhu on see Euroopa Liidu seadustega jõudnud, et loosimine on ka selline, kus sa ei saa isegi inimese perekonna nime öelda, et ma kujutan ette, et kõik need Toomased, Jaagud, Koidud, kes üle Eesti praegu närviliselt küüsi närivad, et kes selle auhinna küll sai selle maski või niimoodi, et see on päris lahe ja oma ette selline koomiline ütleksin, aga miks mitte, seekord siis niimoodi. Mida ma lõppsõnas Yaara poolt tahaksin öelda, et kuna toodetest ja nende kasutamisest siin põldudel me oleme rääkinud nende klippide päeva jooksul piisavalt, ma arvan, et nendesse me enam ei keskendu. Võib-olla rõhutaksin 2 asja, millesse Yaara panustab. Et üks ja kõige olulisem asi, millest hakkab iga meie koolitus pihta, kui me ise sisemiselt saame kuskil kokku või ka klientidega, on turvalisus. Sest mitte ükski toode, mitte ükski väetis ei ole seda väärt, kui sa ei tule elusana tagasi, et me panustame turvalisusse, olgu see siis väetiste laadimises, kasutamises. See on üks asi, millesse me alati tähelepanu pöörame. Teine asi see, et keskkonnasõbralikkus. Et kui me võrdleme ökoloogilist jalajälge, mida Yaara maha jätab ja CO2 kasutamist, siis see on nagu kordades väiksem kui meie idanaabril, nagu ma mainisin, ja ka lähitootjatel teistel, nii et kindlasti on üks punkt, millele Yaara tähelepanu pöörab. Kas või see sama esimene autonoomne sõitev laev nimega Birkeland, kus pole enam ei juhti ega mitte midagi, ka see on jälle sammukene selle keskkonna ja looduse päästmise ja säästmise poolele. Ja lõpetuseks see, et see, mis me täna siin oleme teinud ligi 2 tundi, on ainult tilk meres kogu selle info sees, mida meil on Yaaralt pakkuda. Seda infot on väga palju, ma soovitan teil käia meie kodulehel, sealt leiate taimede toitumise kohta väga palju infot. Meil on olemas YouTube'is klipid Yaara Eesti nime all, lööge see sisse, sealt leiate nii põllumeestega jutte kui meie enda nõuandeid. Kasutage kogu seda infot, mida te sealt leiate. Ma tänan teid, et olite terve päeva meiega, mitte terve päeva, aga see 2 tundi tõenäoliselt tundus teile kui terve päev, et kaua sa ikka seda juttu kuuled. Et see aeg ja loodetavasti, mis te selle aja meie koosolemisse panustasite, see möödus teile kasulikult. Aitäh teile! Bayeri poolt me täname, et te olete samamoodi selle päeva võtnud enda jaoks ja meid kuulanud. Hetkel veel taliviljade põldudel me teame, et on käimas nii lipulehe kui ka viljapea kaitsepritsimised. Kellel veel viljapea ja lipulehe haigustõrje on tegemata, siis vaadates hetkel väga soodsaid ilmastikutingimusi haiguste levikuks, siis me kindlasti soovitame valida tugevad ja efektiivsed lipulehe tooted. Ja selleks on kindlasti Askra, Siltra ja Variano ehk kogu meie Bayeri X-Pro generatsiooni tooted. Suviviljadel on haigustõrje veel valdavalt ees, osaliselt käimas, aga vägagi aktuaalne teema. Seega olge julged, võtke alati meie Bayeri meeskonnaga ühendust ja kenasti oleme nõus ja hea meelega toetame teie taimekaitsede planeerimist. Nii, ja mina ütleks lõpetuseks nii palju, et me tutvustasime küll ainult taliotre täna, aga tegelikult Viru seemnest saab loomulikult osta ka muid kultuure. Et pakume ka talinisu Fredis erinevaid hübriidrukkeid KVS-ilt ja samuti ka erinevaid vahekultuure. Et saadame kindlasti peatselt ka infot selle kohta meili teel. Aga ja teine asi, kui kedagi huvitavad sordid täpsemalt, tulge läbi, helistage, kirjutage, et vaatame koos põldu, et selles mõttes täna me ei julenud korraldada suure rahvaarvuga üritust, aga väiksemates gruppides saame kindlasti ka põllul käia ja nii on see kindlasti väga konstruktiivne.
aga lõpetuseks tänan omalt poolt ka, et nii kaua vastu pidasite ja tänan kogu seda meeskonda, et väga lahe oli seda ülekannet siin koos teha ja saime väga hea kogemuse. Et aitäh kõigile! Et minu poolt ka siis suur tänu ja olete oodatud alati puidetallu seemned järgi, et kindlasti leiame alati teile sobiliku toote, mis teile sobib ja alati anname kaasa ka omapoolsed juhised, kuidas oleks võimalik parimat saaki sellest sordist välja põluda. Ja kui kellelgi on keegi, kes tahaks tulla maasikaid korjama, siis hetkel on tohutu kätepuudus, et olete kõik oodatud. Et täname veel kord ja kõike head. Suur tänu kõikidele, et te olite nii kaua aega meiega siin virtuaalsel põllupäeval ja võtsite sellest ilusti osa, kuid samas need, kes ei saanud meiega koos siin olla, ärge pange pahaks, sest tegelikult te saate seda kõike järel vaadata ja jälgige seda põllupäev.ee lehelt ning sinna tuleb ka meil vastavalt juurde veel teatud teavitusi, videosi, sellepärast, et ega põllupäev pole veel lõppenud. Siinkohal tahan veel tänada meie häid koostööpartnereid, Viruseemet, Puidetalu, Jaarat, meie enda Baieri tiimi ja eelkõige Funtime'i, kes aitas selle kõik teieni kaamera vahendusel tuua. Kuid see pole veel selles mõttes kõik, ega me kuhugi ei kao, saame teiega kokku ikkagi põldude peal, kohtume talveseminaride raames ning ka uuel aastal põllupäevadel. Suur aitäh teile, ilusat koduteed ja jõudu koristuseks ja koristuse hooaja ettevalmistuseks!